Tere, mina olen Aleksandr Potapov Väetlusseltsist ja viin läbi ristküsitlust kandidaadiga Messurme Pissareva erakonnast Reformierakond. Ristküsitlus jõuab eetrisse koostöös Vida tiimiga. See on osa Väetlusseltsi tarkvalja kampaaniast, mida kaasrahastab Euroopa Liit. Rohkem infot kampaania kohta leiad veebilehilt tarkvalja.eu. Tere, Messurme, kas alustame? Tere, jah. Miks te lahkusite Reformierakonnast ja miks otsustasite nüüd uuesti liituda? Väga hea küsimus, mitu korda vastasin sellele küsimusele. Ja tõepoolest ma lahkusin Reformierakonnast, kuna minu töökoht nõudes poliitilist neutraalsust. See on tegelikult suur projekt, oli Eesti, Leedu, Läti ja seal oligi väga tähtis see, et ma pidi olla poliitilist neutraalne. Ja miks uuesti liitusite? Natuke aega tagasi ma sain jälle siis ettepanek Reformierakonna poolt kandideerida Narvas. Ja tõepoolest ei olnud lihtne otsus. Üks asi, kui ma tulin Narva abilinnapeana ja tol ajal ka mina ei tulnudki tööle. Ma tegin uuringud doktoriõppes ja kohtusin tol ajal endise linnapeaga Jaan Tootsiga, et korraldada uuringud sotsiaalvaldkonnas. Ja siis peale tunni vestluse või kohtumise pärast tema tegi mulle ettepanek abilinnapea ametisse. Ja see ei olnud lihtne otsus, aga jälle siis mõne aja pärast ma otsustasin, et tulen proovin seda ja samal ajal, et ma võin öelda nii, et see ei olnud lihtne töö. See tol ajal eestikeelsele haridusele üleminek oli tõepoolest selline suur elukutse ja väljakutse kõigile meile, see ei olnud lihtne asi. Ja siiski oligi, et peale seda, et kui umbusaldati valitsus ja linnapead, ja siis ma tulin tagasi jälle selle projektile tagasi ja Reformierakond uuesti tegi mulle ettepanek ja teised valimisliidude poolt ka tulnud mulle ettepanekut kandideerida Narvas. Ja jälle ma võtsin mõtlemisaega, peale seda ikkagi otsustasin, et tulen valimistele Narva. Okei, ja kui me vaatame kohalike omavalitsuste valimistulemusi, siis viimane kord, kui Reformierakonnal oli Narvas mandaat, oli umbes 20 aastat tagasi. Kuidas te arvate, miks Narva elanikud ei vali Reformierakonda? Väga keeruline, kui eelmise kohaliku omavalitsustel esimesed kolm ma tulin koos reformi meeskonnaga valimistel, meil Jõhvis ka räägiti, et Reformierakond ei ole populaarne Jõhvis ega Ida-Virumaal. Ja kui tol ajal meid prognooside pool mandaati, me saime 3 mandaati. Kõik sõltus sellest, kuidas rahvaga suhelda, kuidas selline koostöö rahvaga korraldada ja ei tohiks valitada inimesi ja pettuda ka. Selle sõltub seda, et hetke jah, meil ei ole selline pikk nimekiri Narvas, aga ikkagi me loodame, et me saame head tulemused, me näeme, et meil olemas hea ja tugev meeskonda ja tegutseme koostööle. Mul tekkis tunne, et teie valimisprogramm oli passiivne. Miks niimoodi? Teised kandidaadid teevad aktiivselt TikTok-videod, nendel on Facebookis veebilehed, nad kohtuvad inimestega, nad loovad palju erinevat contenti. Miks teil ei ole nii palju midagi sarnast? Tegelikult meil olemas. Kui me räägime TikTokis, ma ei tea, et see on ikkagi inimeste otsusta küsimus. Meie meeskond otsustab, et meil piisab Facebooki, meil olemas tänavakampaaniad, üle 300 kohtumis mul endal oli inimestega, et Narva rahvaga. Siis tähendab, et me moodustame maine või kujundame see Reformierakonna maine Narvas. Ühtegi negatiivse sõnad või vestlused või kohtumised ma ei kuulnud ja inimestel võib-olla on selline mingisugust infopuudus. Ja samuti ma ei oska öelda, miks Reformierakond ei olnud populaarne varem Narvas, aga hetkel mina näen, et vähemalt koostöö meil rahvaga olemas. Mu point oli selles, et näiteks avastan TikToki ja iga teine video on näiteks Urbo Plan Best või nendel on väga aktiivne Facebook-leht, kus nad kutsuvad inimestele mingi üritustele,
näiteks koristamispäev ja kui me avastame Reformierakonna Narvas Facebooki leht, nendel Facebooki grupp paar päeva üks postitus ja tundub nagu see ei ole piisavalt. Võib-olla ei ole meie tegevus Facebookis või meedias nii agressiivne ja mis puudutab koristuses, meil olid olukapäevad, me teinud sellised töö enne kui võib-olla teised erakonnad, aga me ei taha näidata, et valimiste ees, et kui tublid me oleme. Iga käik või protseduur omab oma alus, et ei tohiks inimestele näidata, et kuidas meie süda valus, et enne valimisi ja unustada sellest ära hiljem. Tulebki inimestega alati koostöö teha. Mis puudutab see reklaamis ja muud asjad, jah, meil reklaamikampaaniad ka toimub, mis puudutab meie valimisprogrammist, siis ma tahaksin öelda, meeskond ei tahtnudki midagi lubada, mida pole võimalik täita. Meil on hea, et näiteks võimalused korraldada väikeettevõtjatele või ehitada 4 aasta jooksul väikeettevõtjatele stock office'id. See on need asjad, et reaalsed asjad, mida saab teha, mitte populismi lubadused, aga reaalsed tegevused. Jälle, kui vaadata, jah, tõepoolest meie valimisprogrammis ei ole sellised silmatorkavad asjad, aga need, mida on lubatud teised, seda pole võimalik praktiliselt täita. Siis minu küsimus, milleks seda lubada inimestele? Inimesed ja valijad meil on väga targad. Need on nii pettunud, et aastateid lubati, mida need ei saanud täita, aga nüüd lubavad veelgi. Aga mis need lubadused jäänud täitmata? Selles mõttes tekibki seda, et ei tohiks oma valimisprogrammis panna see, mida pole võimalik teha ja kui on võimalik, mis on meie valimisprogrammis, kohe me teame, kus kohas me võtame raha. Me ei lähe see rahaga, et kohe linna eelarvesse. Linna eelarve väga pingeline. Tõepoolest, meil on negatiivne eelarve. Aga teine asi, kuidas riigi poolt nii toetused saada, see on see kunstitöö. Okei, täpsustan veel. Mis on teie plaan Narva majandusliku infrastruktuuri arendamiseks ja kuidas siia tuua investeeringud? See ongi see koht, kuidas riigiga koostöö teha. Meil olemas erinevad fondid, võitakse, kas see on sotsiaal, siis tänavade remont või investeeringud ettevõtlusse. See ongi need võimalused, mida meie piisavalt ei ole kasutatud varem. Arusaadav. Kas Narvas on turismipotentsiaal ja kuidas seda võiks arendada? Narvas on tõepoolest väga hea turismi, nii üldse ettevõtluse ja inimliku potentsiaali. Me kasutame, aga mitte täies mahus. See on see koht, et kui me räägime turismist, kuidas ühel pool võib-olla turistide arv on vähenenud. Teine, kui me vaatame, kuidas turismi ettevõtjad muutunud oma tegevus, siis on teate, see on väga tubli töö nii teinud. Aga saab seda veelgi arendada, et kuidas koostöö teha riigiga või meie riigiga või Euroopa Liidu liikmetega, see on kõikid asjad võimalik. Kui me läheme siis majanduse poole, meie linn elas üle praktilist 2 majandusšokki. Üks see oli, et COVID, teine, et piiri kinnitamine. Ja mõlemal juhul, et need ettevõtjad ja majanduslik muutused, mis toimunud meie linnas, see on tegelikult väga suur töö, aga see ongi väikesed sammud, et toovad suure arengusele. Kuidas kohalik omavalitsus saaks küttearved elanike jaoks teha tasku kohasemaks? Lubavad kõigid, et teeme seda nii teistpidi. Suures mahus me ei saa mõjutada. Tegelikult, kuna see on eraettevõtja. Teine, pakkuda neidele soodustused, et kuidas tegevuse või ettevõtluse soodustused, et natukene hinnad hoida kas olemasoleva tasandil või allapoole minna. Jälle siis, kui suures mõttes
see on jälle siis ma kordan, see eraettevõtja, me ei saa nendele samuti kuidas investeerida korteriühistudele, et renoveerida neid majad. Kohaliku inimestele või nendel niikuinii raha ei ole. Tõepoolest Narva elaniked, see on tulubaas on või tulu on väga väike. Korteriühistul endal ka ei ole sellised tehnilised võimalused. Me ei saa need kohustused panna nii korteriühistuse peale või korteriühistu juhatuse või nende peale. Nendel ei ole sellised tehnilised võimalused. Teine, kuidas Narva linnavalitsus või spetsialistid või luua see kohta, et kuidas tehniline tugi neidele pakkuda, see on ka võimalik. See on väikesed sammud ühelt poolt, aga teiselt poolt ei saab alustada. Teine, kui korteriühistud ikkagi saavad või tahavad renoveerida oma korterimajad, siis tähendab, jälle pangad ei annagi nendele raha. Oma osalus seal on ka olemas ja kõigid korteriühistudel selline võimalus ka ei ole. Vot siis tekibki see rühm või koht, kus kohaliku omavalitsus, riik ja pangad saavad selle või võib selline koostöö teha, et lahendada see küsimus või selline probleem. Väga hea vastus, mulle väga meeldis. Mis on Nutikas Narva programm ja mida see linna elanikele tegelikult tähendab? Tead, need on Nutikat programm ja alustame või ettepanek alustada linnavalitsusest. Ja Narva linnavalitsuse spetsialistid, need on ülekoormatud. Need on nii palju tühi tööd, mis need teevad käsitsi, aga hetke võimalused või hetke aja võimalused pakub seda. Samad on nii raamatupidamine ja teised tehnilised või ametiosakonnad. Mis puudutab linnatöös, siis tähendab jälle siis peatused, meile bussi, liiklus, kõik asjad saab seda korraldada ilusti. See on täispaketiga saab võtta. Kuidas tugevdada Narva sidust üle eestilisse arenguga? Millised praegu peamised erinevused Narva ja ülejäänud Eesti arengusuundades? Ma ei oska öelda, et meil on midagi paha ja meil ei ole suhted riigiga. Meil külastas peaminister, meid külastavad erinevad saadikud, meil külastavad Riigikogu saadikud. Ma ei oska öelda, et meil on midagi paha. Alati meil on ministrid, riigiga meil head suhted on. Aga teine asi, kuidas see sidustada veelgi parem seda. Et mis tähendab koostöö riigiga, siis tähendab, kuidas anda veel rohkem arenguvõimalused Narvale. Narva hea potentsiaaliga linn, heas mõttes. Ja meie see potentsiaal ei kasutata täismahus. Vot see on see töö, või see koht, kuidas koostöös riigiga ja see koostöö korraldada või arenguvõimalused rakendada või kasutada maksimaalselt. Mu point oli selles, et see on kirjutatud Reformierakonna veebilehel ja tahaksin teada, missugused on erinevused. See on Narva, ma ei ütle, et midagi paha toimub lihtsalt, see on Narva, see on Ida-Virumaa ja see on Eesti. Kus on erinevus? Võib-olla see erinevus on selles, meil on eripära, meil on riik pakub päris palju võimalused riigi raha kasutada. Näitan väike näide, et meil on sotsiaalvaldkond. Et me ei kasuta praktilised koduteenused. Tegelikult meil on liiga kaudu 200, rohkem kui 200 inimesi järjekorras hooldekodudes. Milleks meil on vaja kohe need hooldekeskuse või hooldekodude ära viia? Sellist teenus saab pakkuda nendele kodus. Meil on erivajadustega inimesed, sama asi, et me saame need teenused kodus pakkuda, aga me ei kasutagi need teenused täismahu. See on Sotsiaalkindlustusamet rahastab need võimalused, miks meie lõpuni ei tee seda. See tähendab, et mitte süüdistada meie spetsialisti või sotsiaalabiameti, siis tähendab, nendel on nii suur koormus, aga see töö ei ole lõpuni korraldatud selles mõttes, et meil ei ole nii palju spetsialisti, et paneme veel juurde üks ametikohta, kes korraldab seda. See on kõik asjad sõltub, kuidas me neid võimalused anname meie elanikele. Ja sellega me lõpetame. Suur tänud ja edu teile valimistel. Aitäh!